räägin Hiiumaa tuntud jalanõust Pätist. Pätt oli Hiiumaal üldlevinud jalanõu isegi Teise maailmasõjani ja võib-olla veel mõned aastad peale seda. Minu ees on siin üks vana pätipaar 1800. aastate lõpust, päris kantud ja kasutatud pätt, millel on ka juba augud sees. Pätt oli selline jalanõu, mida hiidlane kandis aasta ringi. Suveks tehti linaseid pätte ja talveks tehti sooja villaseid pätte. Hiiumaal ei ole kantud pastlaid ega viiske nagu mujal Eestis, vaid ainult seda pätti. Olid küll ka kingad, aga igapäeva jalanõu oli ikka pätt. Päti tegu oli tavaliselt peremehe töö, kuna tallutamine ei olnud väga lihtne. Pätt oli siis selline jalanõu, mis tehti villase soki peale. Kõigepealt parandati villane sokk ära, kui see oli katki. Tihti tehtigi see just kasutatud soki peale. Sokk kaeti kõigepealt sellise tugeva villase kodus kootud kangaga ja kõige alla pandi nahk. Kasutati hülgenahka, lambanahka, mida parasjagu sattus olema. Õmmeldi linase lõngaga ja vahel pandi veel soojustuseks sisse kas nahka või mõni vana villane ese. Et esega vett peaks, selleks vahel tõrvati pätte. Minu ees on siin veel ühed tänapäeval tehtud pätid, täpselt sama tehnoloogiaga ühed väikesed lastepätid, ka villase soki peale kaetud villase kangaga ja põhjaks on jällegi nahk. Ja eriti just lastepätile pandi soojustuseks näiteks karvast lambanahka, et lapsel oleks soe käia. Siis mul on siin veel selliseid uuema aja pätte, mis on nüüd juba pittsoki peale tehtud, siia on ka paelad sidumiseks pandud, tavaliselt paelu ei olnud tavalisel pätil, aga jällegi tehnoloogia on sama, on kasutatud villast kangast siin päti katmiseks, ja põhja all on jällegi nahk, et oleks siis kulumiskindel ja soe. Veel on siin ühed triibulised, jällegi tänapäevasem, aga kõik vanaaegsed võtted. Pätidele vahel, eriti just vanasti, tehti ka sellised huvitavad tripid, mis olid mõeldud selleks, et need võis omavahel kokku siduda. Kui pätt parasjagu kasutuses ei olnud, siis võis teda näiteks seina peale riputada ja niimoodi oli alati paar koos ja kumbki ei kadunud ära. Need sama võtet kasutati ka kinnaste puhul, et seoti tripiga kokku ja kui mees oli näiteks metsas või mere peal tööl ja parasjagu kindaid ei saanud kasutada, siis ta pani omale need vöö peale rippuma ja jällegi kumbki ei kadunud ära. Ja pätid olid nii tuntud Hiiumaal, et hiidlased olevat koguni oma nime pättide järgi saanud. Nimelt meil Sarvekandis elavad sellised suured mehed ja kui mees läks talvel tööle, siis ta pani ka mitu paari villaseid sokke ja kõige peale veel sellise suure päti ka jalga. Ja ükskord, kui üks suurema mees oli metsas käinud lume peal, oli näinud selliseid suuri jälgi, siis see suurema mees ütles, et no siit on küll üks hiid läbi läinud. Ja selle järgi olevatki hiidlasi hakatud hiidlasteks kutsuma.